Kevad on mitte ainult looduses, vaid ka majanduses. Külm talv on mööda saanud ja on aeg mõelda tulevikule. Kas sa tead, millele keskenduda, et olla edukas juhina ja spetsialistina? Miks inimesed, sealhulgas raamatupidajad ja juhid, saavad erinevalt aru? Kas sa tead, kuidas sinu otsused mõjutavad bilanssi, kasumiaruannet, rahavoogusid? Kas sa tead, kuidas kujuneb ettevõtte kasum või kui suured on toodete teenuste kulud ehk omahind? Kuidas koostad eelarveid, millest on tööst kasu? Finantsteadmised pole olulised mitte ainult äriühingutes. Järjest rohkem avaliku sektori juhte teadvustab seda, et ilma finants- ja raamatupidamisteadmisteta ei saa olla edukas. Ja veelgi enam, igalühel, iga päev meie isiklikus elus tuleb kokku puutuda raha, kulude, tulude ja järjest rohkem ka investeeringutega. Järgnevalt tutvustan minu poolt läbiviidavaid finants- ja strateegiakoolitusi, millele olete teretulnud. Koolitus, mida võin julgelt soovitada nii finantsjuhtidele kui ka mittefinantsjuhtidele ja spetsialistidele, on tulude, kulude, rahakäibe, investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs, mitte finantsjuhile. See on spetsiaalne 3-päevane koolitus esmajoones mittefinantsjuhtidele ja spetsialistidele, kelle põhilised tööülesanded ei ole seotud finantsjuhtimise ja raamatupidamisega ja milles lihtsalt ja loogiliselt räägitakse finantsjuhtimisest, raamatupidamisest, investeeringute tasuvusest, juhtimisarvestusest, kuluarvestusest, eelarvestamisest ja analüüsist. Mittefinantsjuhtidele ja spetsialistidele mõeldud finantskoolitustest on eraldi spetsiifilisemad koolitused projektijuhtidele, mikro- ja väikeettevõtete juhtidele ning müügi-, turundus- ja ostujuhtidele. Projektijuhtidele on koolitus projektijuhi finantsprogramm, projekti tulude, kulude, rahakäibe, eelarvestamine, juhtimine ja analüüs, mille kestus on 2 päeva. Mikro- ja väikeettevõtte juhtidele on 2-päevane mikroettevõtete ja väikeettevõtete finantsprogramm ning müügi-, turundus- ja ostujuhtidele on 2-päevane müügi-, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm. Klientidelt saadud tagasiside näitab, et mittefinantsjuhtide koolitused on olnud kasulikud ka finantsjuhtidele ja raamatupidajatele mõistmaks, mida teha ja kuidas osaleda nüüdisaegse strateegiale ja tulemuslikkusele suunatud organisatsiooni juhtimises. Milliseid koolitusi soovitada finantsvaldkonna töötajatele ja raamatupidajatele? Sel hooajal on finantsjuhtidele, raamatupidajatele ja teistele finantsvaldkonna töötajatele pakkuda 4 erinevat finantsprogrammi. Kõigepealt 4-päevane koolitus raamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuht. See on koolitus nendele finantsvaldkonna töötajatele, kes soovivad saada nüüdisaegseid teadmisi ja oskusi finantsjuhtimisest ja raamatupidamisest, et olla vääriline koostööpartner ja meeskonnaliige nüüdisaegse organisatsiooni juhtimiseks. Edasi 2-päevane koolitusprogramm kontrollingu juurutamine ja arendamine organisatsioonis, milles keskendutakse kontrollingusüsteemi loomisele ja selleks vajalikele tegevustele, mis võimaldavad saada täpsema ülevaate sellest, kuidas luuakse lisandväärtust organisatsioonis ja mida selleks teha. Finantsvaldkonnas on kavas 2-päevane koolitus finantsanalüüsi nüüdisaegses organisatsioonis, milles keskendutakse finantsanalüüsisüsteemi ülesehitamisele ja erinevate finantsanalüüside läbiviimisele eesmärgistatud ja tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis. Tänapäeval pole piisav, et oskan lugeda finantsaruandeid ehk bilanssi ja kasumiaruannet, vaid tuleb jõuda sealt edasi eesmärgistatud finantsanalüüsideni. Leitakse vastused küsimustele, miks, mida ja kuidas analüüsida. Eelarvestamise ja finantsplaneerimise valdkonnas on planeeritud 2 eraldi koolitust. Kõigepealt eelarvesüsteemi juurutamine ja arendamine organisatsioonis ja eelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonis. 2-päevasel koolitusel eelarvesüsteemi juurutamine ja arendamine organisatsioonis saate teada, miks, mida ja kuidas teha, et eelarvetest oleks töös kasu ja 3-päevasel koolitusel eelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonis saate eelarvestamisele lisaks teadmisi ja oskusi hinnakujundusest.
Kulude juhtimist ja arvestust käsitletakse põhjalikumalt 3-päevasel koolitusel kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis. Koolitusel saadakse teada, miks, mida ja kuidas teha, et minna üle kulude arvestuselt kulude juhtimisele ja saada ülevaade kulude kujunemisest ning põhjus-tagajärg seostest organisatsioonis rohkem kui 25 praktilise näite abil. Eraldi 2-päevane kuluteemaline koolitus, tegevuspõhise kuluarvestuse juurutamine ja arendamine organisatsioonis pakub välja praktikas rakendatava 8-sammulise lahenduse selleks, kuidas saada kontrolli alla olulisemad toodete, teenuste, projektide ja tegevustega seotud kulud. Finantsjuhtidele ja raamatupidajatele suunatud koolitustel võivad julgelt osaleda ka mittefinantsjuhid, kellel on olemas finantsalased baasteadmised. Uuringud näitavad, et inimesed, kellel on paremad finantsalased teadmised, omavad ka isiklikus elus paremat finantsseisu. Seda tuletas juba 4-5 aastat tagasi uuesti meelde Ameerika Föderaalreservi uus juht Ben Bernanke. Mõnele teadvustab finantsteadmiste olulisus alles pärast seda, kui nad on kaotanud raha ja vara ja mis hullem, tihti ka oma tervise. Kas valida pankrot või finantskoolitus on igaühe enda valik. Ja veel, igal koolitusel on osalejatel võimalik osta soodsamalt Sander Karu kirjutatud finantsraamatuid.